Tere, mina olen Grete ja mina vastutan selle eest, et noor, kes sa tuled Nortekale, et sul oleks siin mõnus ja hubane olla, ehk siis tegelen kujundusega. Ja nagu tänane teema on siis tagasi koju, siis just see on see vibe ja mõte ka, et kui sa tuled koju, sa mõtled, sa oled pikalt kuskil reisil olnud, sa tahad midagi hubast, midagi kodust, sugust hästi mõnusat, siis sellele oleme täna proovinud pürgida. Oleme katnud mõnusad lauad, mina joonistan lauale taldrikuid ja toome ilusti kõik väliilu ka tuppa veel ja et oleks võimalikult mõnus teil. Mina Miikael siis. Ma teen praegu, valmistan ette Nortekal, teen stseene, et oleks huvitav ja pärast Nortekal vajutan lihtsalt nuppe ja teen heli. Mina olen siis Mattias ja Mattias Preisröönd. Mida ma Nordekatel teen? Nagu te näete, siis põhiliselt kõike, mida vaja teha on. Siis see on minu tiim, kes täna hakkab Nortekat tegema. Vastutan siis enamasti selle eest, et kõik toimiks ja aitan seal, kus vaja on aidata ja teen need asjad ära, mida vaja teha on. Näiteks täna ma jagan sõna ja siis vean ka toole, kui vaja on. Ja panime siis enne ka laudade peale näiteks pappi. Aga kellele need Nortekad üldse on? Need Nortekad on suunatud eelkõige 12–20 aastastele noortele, kes siis otsivad Jumalat või siis on juba Jumala leidnud, et niisugune tore koht, kus koos käia ja saame siis vahvalt aega veeta, kuulata Jumala sõna, ülistada, mängida, aga mul see saiakesed nüüd said valmis all. Nii, ma tulin siia, mingi 10 aeg hakkasin kodust tulema, kell on praegu 3. Aga lähme siis vaatame, kus Nele on ja tegelikult mulle väga meeldib minu tiim. See on Ma iga kord imestan, kuidas inimesed tulevad, tahavad teha ja leiavad igapäevatoimetustest aega, et nagu panustada Jumala riigi töösse ka. See ei ole iseenesest mõistetav mitte kuidagi pidi, vaid vastupidi, see on väga eriline asi. Mina olen Nele. Täna siin Nortekate tiimis mina vastutan toidu eest ja see tähendab seda, et täna me saame süüa pitsat ja igasuguseid muid asju veel. Ühtlasi see on selline katsetus, et vaatame, kas Karmeli elekter peab vastu, kui panna korraga 4 ahju tööle selleks, et kõik noored saaksid palju head pitsat süüa. Ei ole suuremat armastust, kui see, et andis elu meie eest. Ei ole suuremat armastust, kui see, et keegi annab elu sõprade eest. Kuidas sul koolis läheb? Laeva pole väga hästi läinud, aga kuidagi vist okei. Usu läbi, võitjaks ma jääb, usu läbi, ei kaotust ma näen, usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõustusega, usu läbi, olen päästetud ma, usu läbi. Jeesus ütles, see on nii. Ole võimatud me Jumala jaoks. Ainult usu, sünnibki see. Usu läbi, võitjaks ma jään. Usu läbi, ei kaotust ma näen. Usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tõotused ma. Usu läbi, olen päästetud ma. Usu läbi.
südamed enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Et südamed on kõige rohkem vaja hoida. Me hoiame oma koduvõtmeid, autovõtmeid ja raha hoitakse, aga kõige rohkem pead sa oma südamed hoidma. See on kõige pinnalisem vara, kui sa selle ära rikud. Ma arvan, et see Eerik sai aru seal vangus, et ma olen südame ära rikkunud. Ja mina olen ka mingil määral kogenud seda kadunud olemist ja see on asi, mida sina hoida. Ja kui sa ei oska seda hoida, siis oled võib-olla kadunud, oled võib-olla ära rikkunud, siis tule Jeesus juurde. Jeesus aitab sul seda hoida, seda terveks teha seda. Eeriku elus tegi terveks, on ka minu elus teinud, Eeriku sinu elus. Lihtsalt hoia seda Jeesust.